Tere, mina olen Märt Tavandi ja ma istun siin kaamera ees selleks, et avaldada oma arvamust ja rääkida natukene sellest, mida ma arvan mõistest nimega sallivus ja vastandpoolena siis ka sallimatus. No ilmselt ei ole meile kellelegi uudis, et Eesti ühiskond on suhteliselt sallimatu, võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega. Ja ma olen sellega nõus. Me oleme üsna sallimatud nende suhtes, kes ei ole eestlased, puhast verd eestlased ja sallimatud teist nahavärvi inimeste suhtes. Me oleme sallimatud teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga inimeste suhtes. See on loomulikult üldistus. Meie seas on palju ka väga sallivaid inimesi, aga üleüldine tendents on selline. Päris mitmel korral olen ma mõelnud, vaadates ja kuulates ja tajudes Eestis toimuvat, et sallimatus on meie üks kõige suuremaid probleeme. See hukkamõistmise ja mõistmise vahe, mis on kolossaalselt suur, alati hukkamõistmise kergus on täpselt, ühesõnaga hukkamõista on täpselt sama kerge kui mõista on raske. Et nende kahe mõiste üle olen ma päris palju mõtisklenud, sest et ainest Eesti ühiskond annab selleks väga palju. Ja kooseluseadus, mis puudutab otseselt seda, siis vastuargumente lugedes kumab ikkagi välja kõigele vaatamata, ükskõik kui hea kõnemees või kui suurepärase retoorikaga seda esitatakse, on tegelikult kumab sealt läbi ikkagi sallimatust. Minu arvates on see nii, et kui argumentideks tuuakse traditsioonilise pereväärtuse kadumist või eelkõige rünnakut traditsioonilisele pereväärtusele, siis juba eos on see nonsense. Minu meelest see ei ole isegi argument nagu mitte kuskilt otsast, sest et eeldus on ju iseenesest mõistetavalt see, et mitte kedagi ei rünnata, kelleltki ei taheta midagi ära võtta. Et see põhiargument, ütleme vastaspoolel, mis puudutab kooseluseadust, on minu meelest juba olematu. Et kui meil Eestis on perekondi, kus puudub isa, on väga palju. Ma ei tea seda statistikat täpselt, eks ju, aga lõhkisi perekondi on kohutavalt palju ja siis räägitakse meile traditsioonilisest perest, mis mureneb, kui me peaksime kooseluseaduse vastu võtma, siis see on jällegi omakorda täielik absurd. Et just nimelt see sallivuse küsimus on see, mille pärast isegi sügavamalt mõtlemata on kooseluseadus enam kui õigustatud. Ja ilmselge on ju see, et mitte keegi ei taha mitte kedagi rünnata. Lihtsalt kõik tahavad olla ühel pulgal. Kõik tahavad võrdseid võimalusi ja kui me ei taha nendele inimestele anda, siis mul tekib küll küsimus, et kes me ise oleme, kelleks me ennast peame, et me tahame otsustada kellegi teise üle ja öelda talle, et sina mõtled valesti ja mina mõtlen õigesti. See on ju tegelikult mustvalgelt niimoodi. Ja see on nonsense ja tegelikult on see piinlik lausa. Et laias laastus ongi see kõik, mida ma arvan sellest. Aitäh!